Valitsuse kokkuhoiupoliitika tõttu koondab Eesti kaitsevägi 200 inimest. Nende seas on kaplanid ja kaitseväe orkester. Saime seda teada 16. mail kaitseväe peastaabi poolt avaldatud pressiteatest. Diakoonia sihtasutuse juhataja Aavo Üprus, kellel on ühena vähestest omistatud ka 7. taseme kaplani kutse, pöördus koheselt kaitseminister Kalle Laaneti poole ettepanekuga kutsuda vastav otsus tagasi. Üpruse hinnangul on kaplanite koondamisel otsene mõju võitlejate vaimsele tervisele, kaitsetahtele ja võimekusele. Kuna vastus viibib, otsustasime küsida kommentaari nii kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremilt kui ka Eesti Kirikute Nõukogu presidendilt. Täna on see olukord, kui ma pean ümber kujundama tegevusi, et teha ruumi sõjalistele võimetele. Mina näen kaplani teenistust edaspidi välja selliselt. Meil on praegu 50 kaplanit reservis. Kõik ülejäänud peale ühe läheksid ka reservi. Sest et, nagu ma ütlesin, seda inimressurssi, ametikohti mul on vaja palju pakilisemalt kui see töö, mida teevad täna kaplanid. Ja kui kellelgi on vaja muidu teenistuse ajal kaplani toetust, siis seda peab saama kas kirikutest või me korraldame selle nii, nagu me teeme seda sõjaüksustele. Sõjaüksused iga kord, kui nad tulevad, siis nad tulevad kas kaplaniga nii, nagu see on kogu aeg olnud. Ei kaota ära kaplani teenust, vaid me kujundame selle ümber vastavalt sellele, ja mul on seda karm öelda, kui suur on vajadus ja kui suured on minu võimalused võrreldes teiste vajadust. See ei ole viha kaplanite vastu või arvata, et neid pole üldse vaja. Kujuneb ümber reservis teenis. Ja üks kaplan kindlasti jääb teenima. Sest ilma selleta me ei saa asjadega hakkama. Meil oli tõepoolest hea võimalus kaitseväe juhataja enda suust kuulata ära need põhjendused, mille alusel ta on niisuguse ettepaneku teinud, et vähendada kaplanite arvu kaitseväes. Ja meie omakorda tõime esile need motiivid, mida me peame oluliseks. Kiriku inimesed on olnud kogu aeg väga heades suhetes kaitseväega ja soovinud näha, et ka kaitseväe vajadused oleksid täidetud. Minu jaoks kaplani teenistus tähendas eelkõige seda, et sa pidid olema üks nende hulgast. Ehk et kaplani teenistust väljas sisse osta on võimatu, sellepärast et mitte ükski kaitseväelane ei võta sind omaks, kui sa ei kuulu nende hulka. Ja sellepärast ma mäletan, kui ma astusin kaplani teenistusse, siis esimene mulje, mis mul oli kaplani teenistus, oli see, et Liibanoni mineva kompanii ei olnud nõus selle kaplaniga, kes pidi tulema just sellepärast, et see kaplan on nõus tegema kaasa seda ettevalmistus ja olema kogu aja. Siis ma sain aru, et sõjaväelastel on ääretult tähtis, et sa teed kõik asjad nendega kaasa. Ja kui nad võtavad omaks, siis sa saad teha ka sisulist tööd. Teisest küljest ma arvan, et kaplani töö on ääretult raske töö. Just sellepärast, et sul makstakse päriselt palka, aga keegi ei nõua sult mingit konkreetset tulemusi. Ehk sa pead ise nagu sisustama selle töö. Aga kui sul see pinge või kutsumus puudub, siis tegelikult sa oled selline sool, mis on läinud leigeks ja sa ei kõlba millekski muuks, kui ainult ära visata. Praeguses olukorras peaks see sama inimene, kes jääb kaplani teenistust koordineerima, kui see inimene pingutab ja näeb vaeva, siis kindral Herem saab aru, et tegelikult on tal kaplani teenistust väga-väga vaja.